Sa juba ütlesid, et koolis teie tegite monoloogi ja Jah, tõesti, rääkimisosa, nii palju kui mina asjast aru sain, koosneb kolmest osast. Esimene on monoloog jah, ja monoloog ongi selline lühike situatsioon, milles sa pead oma arvamuse ütlema, mida sa jah, sellest arvad. See on väga sarnane sellega, kuidas sa kirjutad väidet. jah, Et kas sa oled selle poolt või vastu. Teine osa on diskussioon. Ja siin sa saad samuti mingisuguse teema ja sul on vestluskaaslane ja siin on väga oluline osata esitada küsimusi jah, teisele poolele. Et et ta aru saiks. ja, et see on nagu noh, üks asi on monoloog, sa räägid oma arvamusest, aga Ja kui on räägid üks. diskussioon, seal on väga oluline, et sa oskad esitada küsimusi nii ja oluline on esitada küsimust nii, et teine pool ka aru sinust saab. Tal on ju ka vastused ka olemas, ma mäletan. Meil oli ükskord See 9. oli, klassis. see oli 9. klassis Aa, ja näiteks ma võin teha ja kolmas, see on nagu teine, see on diskussioon. Ja kolmas ülesanne on otsustamine. Sa saad mingi situatsiooni lehe, mhm, eksaminaator sinule ütleb mingisugust situatsiooni kirjeldab ja see on põhimõtteliselt ka nagu argumenteerimine, et sa avaldad oma arvamuse selle kohta ja põhjendad, miks. Ja ma pakun sulle, et me mängime läbi hetkel täitsa juhuslikest teemadest. Ma ei ole neid, nad on väga erinevad. Mul on erinevaid blokke, et sa võid lihtsalt mulle öelda, noh, mitmed paber näiteks, mitmenda paberi ma võtan, noh, kuni 5. Et no 1, 2, 3, kolmas, kolmas. kolmas, Kas eest või tagant? eest. No Võtan. aga mis see, Ei, ma ei see tea, on ju see on kolmas. monoloog. 1, 2, See on, 3. See on juhuslik lihtsalt, sa ise valisid. ei, ma lihtsalt ütlen niimoodi, et seal on ju 5, et seal ei ole nagu Mul on pabereid, ei, mul on ei, pabereid rohkem, ma ma mõtlesin ei, selles mõttes, jah, et kuidas ma hakkan, ütled lihtsalt suvalise esimene, teine, kolmas või 5, et jah, siis ma jah, valin juhusliku paberi ja jah, näed, ja esimene ülesanne on monoloog. Lugege teemat ja avaldage samal teemal arvamust ja valmistage ette 1-minutiline 5-6 lauset monoloog. Ja teema on järgmine. Noorte toitumisharjumusi on vaja muuta. Kas te nõustute sellega? Põhjendage, miks te nii arvate. Kas mhm. sa teemast said aru? Oli arusaadav? Ma ei kuulnud teema, ma päriselt ei Ahah, kuulnud. ja, aga vot nüüd ongi see, kui sa ei kuulnud, kuidas sa küsid eksaminaatori käest, et Palun vabandust, kas saate veel kord küsimust lugeda või ja, aga mitte kui sa küsimust, teemat? ja teemad, aga vaata, nüüd kasutasin tingivat kõnemist. Nii mogli бы вы, kuidas sa ütled, kas te saaksite Kas te saaksite palun veel kord lugeda teem teemat? lugeda teemat, jah? Noorte toitumisharjumusi on vaja muuta. Mhm. Ja näiteks, kui sa mõnest sõnast ei saanud aru, siis ma ei tea, kas eksamil on see nagu tavaks, et Ei, sa küsid, ei nad ole, jah? ei ole, peaks lihtsalt sellest kuidagi Välja välja ja siis sa võid nagu öelda niiviisi, ma praegu sinuga lihtsalt fantaseerin. Nagu ma saan aru, me hakkame rääkima teemast ja siis sa ütled nii, nagu sina aru saad. jah, Ma, ja siis näiteks teemast, näiteks nagu ma saan aru, et me räägime, minu monoloog on teemal, et noorte toitumisharjumusi peab muutma. mhm, Ja mina olen sellega täiesti nõus, sest et tänapäeval noored ja tratatatata ja sinu tekst. jah, Nii, alustame veel kord.
Noorte toitumisharjumusi on vaja muuta. Kas te nõustute sellega ja põhjendage, miks te nii arvate? Mhm. Äh, Sellest teemast ma olen nõus ja sellepärast, et päriselt toit, mis praegu annavad, on, ei ole nii hea sellest, et see maitseb päris pahasti. Mhm, Et seal nad proovivad teha, et seal ei olnud liiga palju soolaga, ei olnud liiga palju rasvaid, mhm, sest meil on palju allergiat inimesi ka, et nad proovivad, et seda kõigile meeldis. Aga minu meelest nad peaksid teha seda niimoodi, et nad küsivad enne õpilastel nagu on neil allergia või ei ole. Siis kui on, siis nendele on sihuke toit, mis praegu nad annavad. Aga kes ei ole, kellel ei ole, siis no veel rohkem rasvaid seal mhm, peaks olema, rohkem soola, siis no minu meelest siis tuleb see toit paremaks. mhm. Ja, aitäh. Pärast sa kuulad oma dialoogid veel kord üle, Jah, et noh, et kriitiliselt, sest hetkel sa rääkisid natukene teemast mööda. ja sest ma ei saanud aru seda. Ja see oli kohe tunda ja ma ei saanud aru, kes nad, какие-то загадочные над. Meil oli juttu noortest või Näe, õpetajatest jah, no et noortest. noortest jah, et ütleme siin sa rääkisid jah, aga oli tunda, et sa teemast ei saanud aru, sest kui sa oleks saanud aru, siis sa räägiksid tõesti. Teema oli привычки питания молодежи нужно изменить. Да, ja Jah, see sõna, mis mhm. seal Harjumusi, toitumisharjumusi harjumus, seda ja, ma sõna ei teadnud ja ja. sellest Mhm, oli probleem. mhm. Sest Aga ma proovime praegu rääkisin ja midagi. võib-olla ja sa võid pärast mõelda ja järgmine kord, kui me sinuga kohtume, sa võid nagu juba mõelda natuke läbi ja siis me võtame sama teema ja sa proovid teistmoodi argumenteerida, jah? Jah, Mhm. selleks oli parem. Aga eksamis ma mäletan, et seal nagu annavad 3 lehti, mida sa nagu näed Ja, ja sa võid valida neid teemast. no Et võib-olla jah, aga ma ma praegust näitan sulle e need materjalid, ja, mis et mulle sa ema andis. Mhm. ja, see, Et et ma võtsin, mida ma ei tea. Lihtsalt see sõna ja see oli kõige tähtsam sõna, mis seal oli. ja. Kõige tähtsam sõna ja seda ma ei teadnud, et ja kõik Nii, rääkisid võtame mingi ja nii järgmine ülesanne on diskussioon. jah, Nii, kas teeme ka juhusliku valiku? No võta nojah, mingisugune mitmes paber. no võtme teine, Nii, võtame siit poolt teise paberi. jah. Ja teema on telefoni roll noorte elus. Mhm. Seda on lihtsam. See on lihtne. Aga nüüd on siin on olemas küsimused, mida esitab eksaminaator Mhm, ka. Et siin on arutelu kahe inimese vahel ja kui teil on raskusi, siis on ka eksaminaatoril abiks mõned küsimused. Et sa võid esialgu alustada vestlust minuga, et teeme nii, et esialgu küsid sina minu käest ja pärast küsin mina sinu käest. mhm, Telefoni roll noorte elust. jah. Et ma vastan praegu. Näiteks mina istun sinuga eksamil, mina olen sinu Ahah, partner. okei. Ma mõtlen, et telefoni roll, Ma ma arvan arvan jälle, ma otse arvan ma ma arvan. arvan ma arvan, et telefoni roll praegu elus on
päris Noorte elus. noorte elus on päris palju rolli on telefonis, sest seal saab leida ka uudiseid, võib seal suhelda, võib seal kirjutada päevikust või midagi. Et see on päris palju rolli on telefonis. Vaata, hetkel sina teed monoloogi, Jah. aga meil on diskussioon. Sa ei küsi Aa, minu arvamust. Sa ei küsi minu sellest käest, oli, mis mina arvan sellest. ma lihtsalt mõtlesin, et sul on küsimused. Ei, ma pakkusin sulle alguses, sina küsid minu käest, pärast mina küsin sinu käest. Niimoodi see Ja töötab. Okei, siis teeme uuesti. diskussioon, siin ongi Ja see teeme uuesti. vahe. Teeme uuesti. Telefoni roll noorte elus. Ma arvan, et rolli telefonis on päris palju. Seal ka saab rääkida, kirjutada mingeid asju seal, aga mis sinu meelest on telefoni roll noorte elus? Väga hea. Mida sina arvad või mida sinu jah, mis on sinu arvamus, et milline roll on ma olen sinuga täiesti nõus ja et telefonis on noorte jaoks palju võimalusi ja telefoniga saab helistada, telefonis on kõik sotsiaalmeediakanalid, telefoniga saab pildistada, telefoniga saab videosid teha ja telefoniga saab koolitunde teha, e-kooli vaadata, saab filme vaadata. Nii et noortel ilma telefonita tänapäeval on võimatu elada. Jah. Oled sa minuga nõus? Ja olen. Aga ma arvan, minu arvamus on selline, et telefon on väga kahjulik noorte jaoks, sest noored elavad telefonis, noored ei suhtle nagu meie ajal inimesed suhtlesid. Nad ei käi külas teine juures, nad mängivad ainult ja suhtlevad chatides. Ja siis noored ei oska nagu, ei tea, kuidas reaalses elus suhelda, kardavad suhteid näiteks. No sellega ma ei ole nõus teiega, sest päriselt telefon aitab rohkem, kui see halvemaks teeb, sest no need, kes ei oska rääkida, nad lihtsalt nagu olevat need inimesed, et võib-olla nad olevat need, Nad olevat, ei öelda, vaata. nad on, see sõna läks meelest ära. Võib-olla nad on introverdid lihtsalt, et see on ju inimene probleem, et teie ajas oli samasugused inimesed, kes ainult kodus istusid, vaatasid telekat või midagi, lihtsalt ei tahtnud kedagi rääkida. Aga no normaalsed inimesed ju saavad hakkama telefoniga, et nad sealt võtavad palju informatsiooni, saavad normaalselt kokku leppida, millal aegas peaks tulema konkreetselt, et no see on ju mugav, et sa saad kogu aeg teada, kus kes on ja minu meelest see annab rohkem plussi, aga ega miinusi. Aga kuidas sa arvad, millised mobiilteenused on noorte seas enam kasutust leidnud? Et mida noored mobiilteenustes kõige rohkem kasutavad? Mida sa No arvad? ma arvan, et sotsiaalmeedia on kõige rohkem, ütleme ausalt, aga sotsiaalmeedias on ka ju lihtsalt seal saab rääkida normaalselt, et jah,
on miinus, et sa ei näe inimest elus, et Mhm, sa ei räägi elus, aga no seal ju ka saab öelda, et hei, kohtume sel ajal, mhm, teeme see, kohtume, räägime normaalselt, mhm, seal ka saab seda teha. veel teenused seal, no seal palju kasutavad need mobiil-ID, et ei pea oma kotis kogu aeg see ID-kaart hoidma, et see on ka mugav. et ma veel mõtlen, et Eestis on isegi niimoodi, et on päris halb olla telefonita. jah. Ja see on ka väga hea, aga no ma arvan, et hetkel piisab, et minu kommentaar on see, et sa oled ikkagi monoloogipidaja, sa pead õppima küsimusi esitama jah, ja jah, et sellisel eksamil sul on kindlasti palju kasulikum, kui keegi teine räägib ja sa oskad lihtsalt õiget küsimust esitada, lihtsalt jah. jah, Ja siis, teistele siis sa teed vähem grammatilisi vigu kõnes ka, kui jah, teine. Ja nii, ja kui teine räägib. kui teine räägib, jah, aga kui sa oskad küsimusi esitada, siin ongi see, et mida sa arvad, Mhm. kuidas sulle tundub, jah, räägi oma kogemusest, jah, vaata, vot kus sa nagu mõtled nüüd, et millised on küsisõnad, et jah, millega võib alustada, et see tuleb väga kasuks sulle. nii et seda me teeme ka hiljem. Ja jah, nüüd lähme üle kolmanda osa juurde ja siin on situatsioonileht. ma võtan, tegelikult me sellest juba sinuga ka rääkisime, sest situatsioonileht kõlab ka samal teemal. Telefoni roll noorte elus. Kujutage, kuulad mind, jah? jah. Kujutage ette olukorda, et peate andma oma sõbrale nõu, millist telefoni osta. Ta tunneb huvi, mis lisavõimalused on telefoni ostmisel tähtsad. Millisesse tähtsusjärjekorda te loetelus nimetatud funktsioonid paneksite? Põhjendage mõne lausega oma järjestust. Oi, kui keeruline. Said Mhm. kõigest aru või ei saanud? Pean no kui kordama. te ja veel ükskord, kui te veel Jah, ükskord lugete, siis ja loete, 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 loete. loete. Mhm. Palun loeksite ja kui te loeksite veel kord, siis ma olen tänulik. See on jah, viisakas vorm. Nii, kujutage ette olukorda, et te peate andma oma sõbrale nõu, millist telefoni osta. Sellest sa said aru. mis Mis on nõu, tähendab nõu? mida ta Совет, tähendab? Совет. nõu, да? Mhm. Nõud, посуда, да? jah, Nõud, aga nõu, это совет. mhm, Kujutage ette olukorda, et peate andma oma sõbrale nõu, millist telefoni osta. Ta tunneb huvi, mis lisavõimalused on telefoni ostmisel tähtsad. mhm. Said aru sellest? Ta tunneb huvi, Да, у нее есть интерес. mis lisavõimalused on telefoni ostmisel tähtsad. Какие еще возможности к покупке телефона важны? Важны, да, какие еще возможны, mis lisavõimalused on telefoni ostmisel tähtsad? No что еще важно при Мгм, покупке телефона? Järgmine küsimus. Millisesse tähtsusjärjekorda te loetelus nimetatud funktsioonid paneksite? мгм. Какие еще Said aru? функции можно поставить Äh, телефону? Millisesse tähtsusjärjekorda? В каком порядке эти важности? Важности ja millisesse tähtsusjärjekorda te loetelus nimetatud funktsioonid paneksite? Põhjendage Мгм. mõne lausega oma järjestust. Ага, я. Ну, понял то, что нужно по порядку объяснить вот эти Mhm. важности. Sa pead Я, otsustama ja и vaata, да, siin я ongi должен otsustus. определить и должен объяснить, почему они Мгм. важнее. Ты даешь совет другу, Да. да, и у тебя есть какой-то список, а, по которому нужно определять выбор телефона, да. Для кого-то марка, для кого-то цвет, например, важен, для кого-то возможность использовать интернет, да, то есть вот эти все возможности, которые в телефоне есть, и твоя задача в приоритет поставить их. Мгм.
Nii et oled valmis? Ma loen veel kord ja ei, kogu ma teksti. sain Said aru, aru? Väga hea. jah, sain aru. Okei, kujundame ette. Kõige tähtsam, kui sa võtad telefoni, vaata, kui palju gigabaitil tal on, et seda on Vaata, kirjutatud poes, sa kasutad kogu aeg nad, tal. Ütle, kellel tal, mitte tal, aga telefon, telefonil on ja telefonil on, õpilasel, noorel ja et nimeta asju telefonil oma on nimedega. ja seda äh, saad küsida kassast või see on kirjutatud poes. Teine tähtsus on ka mark, et see, ma rekomendeerin Ma teile, soovitan, ma soovitan. ma soovitan sulle Samsungi, sest seal on väga palju funktsionaalsuse ja palju gigabaiti. Mhm, Kolmas tähtsas asi, et vaata, millal, mis aasta see telefon tuli. mhm, See on ka väga tähtis. Kui näed, et telefon on väga vana, siis ära võta seda. mhm, Veel küsi kassast ka laadid, sest praegu on praegu telefonid laadid kaasa ei anna. Sa mhm, pead veel neid küsima. mhm, Selle, selles ma arvan, on kõik, mida mhm. ma saan Väga hea. soovitada. Ma soovitan sul praegust korrata seda kõike, mis sa rääkisid ja võib eesti keeles kasutada näiteks esiteks, teiseks, kolmandaks, Esiteks, neljandaks, jah, mitte jah, noh, esimeses tähtsuses, aga esiteks, tradada, esiteks, teiseks, sul oli esiteks, mida peab jah, vaatama, et kui sa esi-, hakkad jälle, esiteks esiteks vaata, kui palju gigabaiti on. ja teiseks Teiseks, mis marki see on? mhm, Et ma ja soovitan Samsungi, sest seal on palju gigabaiti ja mhm, palju funktsionaalsuse. mhm. Äh, Palju funktsionaalsust, ma hakkan parandama pa- juba, funktsionaalsust, mida jah mhm. funktsionaalsust. Kolmas oli, Kolmandaks kolmandaks oli, ma juba ei mäleta, kolmandaks oli aasta aasta ja kui vana see telefon on. ja neljandaks Neljandaks, küsi laadi kassast. laadija kassast jah, Ja et nad kas, et kassast laetakse telefon või et laadija ei, antakse kaasa laadurid nagu, et praegu ju on, et nad ei pane laadurit see telefonis ei karbisse. ole või? Ei ole Juba ei pane, karbis? juba ei pane. Ma Et sa olen pead ammu oma küsima. telefoni ostnud, ma ei teadnud seda Ja, mhm. et see tuli võib-olla 2 aastat tagasi, see Ahah, no minul on mainstream. telefon juba 3 aastat vana, nii et mul Ja, on kõik laadijad sees olemas ja et mul on praegu uus telefon, see iPhone mhm. ja seal laadid ei olnud, Mhm. laadurit. ja kas sa avastasid seda kodus alles? Jah. Mm. Aga Selge. õnneks mul oli vanad laadurid, et Ладьят, laadijad. ладьят. Ja, Ладур- это как погрузчик, да, то есть когда ты pagrušik. да, какой-то ладур. Mhm. Võib-olla, может быть, slängi keeles öeldakse laadur, aga noh, Ei ametlik keel räägiks. on ikkagi laadija. Laadija, okei. Nii et Ma ei tea, miks mul kogu aeg, kui ma nagu pean rääkima teemast, mida mulle annatakse eksamist. mhm, Ma ei saa normaalselt räägida, ma ei tea, miks mul kõik sõnad lähevad sossiks. mhm. Aga sul on palju emotsioone ja see on normaalne. Sellest ei, Ja jaa, võib-olla, mhm. sest no Sa tahaks palju, mhm, kui ma räägin normaalselt, ma ei tea, miks lihtsalt see, ma tunnen, et
on mingi see no tunnen oponenti ka, Mhm, kellega ma räägin, et lihtsalt on lihtsam. mhm, Kui eksamis seal nagu antakse see teema, ma nagu kuulen, saan aru, millest ma pean räägima, aga lihtsalt sõnad ei tule. mhm. Ei tea, miks. Vaata, Pean, selleks pean, te ja, pean lihtsalt ja selleks harjutama. peab teadma sissejuhatavaid sõnu. Noh, Mhm. teeme väikse kokkuvõtte. Mida sa said praegust teada? Esiteks monoloog. Mis monoloogis on oluline? Monoloogis on oluline palju rääkima. Ei ole, seal on ainult öeldud 5-6 lauset. Viis Oluline on mõista teemat. mõista teemat. Mhm, Ahah, ja, no ja, ja, see ja siis on oluline küsida üle eksaminaatorilt. Ma saan aru, kas ma saan õieti aru, et teema on see, jah, vaata ja, ja siis nii eksaminaator, kui sulle ütleb, et jah, et siis sa said õigesti aru, siis sa juba arutad edasi. ja, Mhm. Ja monoloogis on oluline tuua välja nii poolt kui vastu. ahah, No jah, näiteks on teema, paar lauset, see on nagu väide kirjutamine. Miks sa oled selle poolt, aga võib-olla keegi teine arvab teistmoodi. Diskussioon. Diskussioonis on oluline küsida. jah, Nii et siin on see koht, kui sa õpid ära, kuidas peab küsima näiteks, aga kuidas sina arvad, kas sul on selline kogemus ja mitu korda sa midagi tegid ja kas mhm, sul on keegi tuttav või noh, et siin ongi see, et sa ei räägi seal ainult monoloogi, aga sa rohkem küsid teise käest. jah, Ja kolmas situatsioonileht, see oli sul väga hästi, aga tõesti vot see, et esiteks, teiseks, kolmandaks, jah, neljandaks, see struktureerib sinu kõnet ja näiteks lõpuks, nagu ka meie tegime, sa alguses tõid välja pikad laused ja siis lõpuks nagu juba lühidalt, nii et ma annan sulle sellise nõu, et esiteks on see, teiseks, kolmandaks, neljandaks ja sellega sa lõpetad ka jah, hästi. Jäi meelde? jäi. Hea küll, nii et seda me harjutame veel edasi. Nii, meil on sinuga veel 15 minutit aega. Mida me teeme? Kas me kordame punaseid sõnu või teeme ma infinitiiviga harjutuse? Mida sa tahad rohkem? Need punased sõnu, Vaatame siis, jah. jah. Mul on veel üks sõber, eestlane, seal me käime koos jõusaalis Ahah, ja ta räägib väga hästi vene keelt, aga ma juba nagu leppisin temaga kokku, et me räägime ainult eesti keelt, väga tubli. sest ta Ja, on veel minu klassivend, väga klassikaaslane, tore ja väga hea. et siis me oleme siis partnerid Mhm. see eksamis. Vot võta järgmine kord, kui lähete jõusaali, võta see teema telefonid. Ja, Ma saadan sulle foto küsimustega, et kuidas saab. Ma võin tõesti pärast teha foto nendest noh, teemadest, mis me rääkisime, et siis me teame ka, millest meil juttu oli. Ja sa võid pärast meie video ka veel üle kuulata. Mõelda, et kui sa nüüd teinekord hakkaksid rääkima, et mida sa teeksid teistmoodi mhm, ja võid jõusaalis sõbraga diskuteerida, et vaata selline teema, mis sina sellest arvad ja, mhm. ja ja kuulad lihtsalt, tema arvamust. ja lihtsalt Ja kuulata, kuidas ta räägib. näed, vaata siin diskussioonis on tegelikult väga palju küsimusi. sa võid talle neid kõik ette lugeda. Jah, sul on telefon, ma saadan foto sulle ja siis ütle mulle, mida sa sellest arvad. mhm. nii noh, normaalset, ebanormaalset me õppisime, aga no tuletame nüüd grammatikat meelde. Lihtminevik. Mida sa mäletad, kuidas me moodustame lihtmineviku Äh, ja mida lihtmineviku tähendab lihtminevik? Mille poolest lihtminevik erineb teistest minevikudest, kas sa mäletad? lihtminevik on nagu
ei saa öelda. Asi, mis toimus mitte nii ammu aega Mhm. tagasi. Ja, Või ja see on lõpetatud. Me teame konkreetselt, lihtminevik et on lõpetatud, ja just nimelt, aga et täisminevik on veel protsessis. no see oli kunagi jah, et aga me täpselt ei tea, et ma kunagi Okei, Полное kunagi, jaa. прошедшее время, да, простое, no tavaliselt parem kasuta lihtminevikku, sest täisminevikku, enne minevikku, seda kasutatakse rohkem. Noh, ma käisin, tulin, olin, sõin, jõin, vot just, et see on toimunud ja kui sa Jah, ütled, millal, siis on kindlasti lihtminevik. jah. Millest me moodustame? No ma infinitiiv pluss need No need on sufikse. lõppsuffiksid. No No tavaliselt me moodustame S. mhm. On olemas lihtminevikul mitu vormi. Какие формы есть у простого прошедшего времени? Две C-форм ja I-форм. И ворм. Я? И ворм касается каких слов? Всего там немного сейчас. Tegin, minema, surema, tulema, pesema, olema, saama, jääma, nägema, tegema, sööma, jooma, looma, lööma. Mhm. Need jah, 15 need sõna. on 15 tegusõna ja neid peab lihtsalt meelde jätma. Aga näiteks, kui sa jätad meelde olema tüüpi, siis neid on veel 4 Mhm. ja need muutuvad ühtemoodi. Jah. Mäletad, sa harjutasid, sa Ja lugesid seda. ma mäletan seda. Mhm. Siis söömatüüpi, Jah. nägema, nägema, tegema. Siis oli saama, jääma Mhm. ja eraldi on veel minema. Ja need Jah. tegusõnad peab lihtsalt meelde jätma. Pärast ma saadan sulle tabelid, need sa kirjutad välja, et sul oleks ka spikker. Ma juba kirjutasin need. Kirjutasid jah, aga et nad meelde ka jääksid. Okei. Ja me tegime sinuga harjutusi. Need me tegime, jah. Ja see oli lihtne, aga siin sa eksisid mitu korda. Proovime, teeme veel kord selle harjutuse. Palun loe. Kas sa mäletad, jah? Jah. Riita ja Aita. Riita ja Aita olid kaksikud. Neil oli kass Miisu. Ühel päeval ei tuli Miisu Mõtle. ei tulnud Miisu hommikul sööma. Emma läks kassi otsima, kuid ei näinud teda kuskil. Vanaema pesnud tiigi ära pesu. Mõtle. Ei pesnud. Не мыло или мыло? Pesnud. А это в утвердительной или в отрицательной форме? Утвердительный. Mõtle veel. Pesi. Pesi tigi ääres pesu. Ja. Ja А nägi, если отрицательная, бабушка не мыла, ei pesnud. вот siis on pesnud, ei pesnud, jah? А если утвердительная, значит pesi. Pesi, jah. Ja näinud, et Misu Jälle sa nägi. ütled, ei Ja näinud. nägi. Ja Nägi, jah? nägi. Ma mõtlesin, et seal oli ei, ma ei tea miks. Et Misu oli haige. Järgmisel päeval Misu suri. Riita ja Aita käisid Ходили. А здесь minema. läinud Ну-ка все формы скажи. Все 4 формы. minna, Ma, da, mina vorm. minna, Minema. mina läksin, sa läks, Это вот да. Это вообще sa без läksid. правил. Minema. Näed, Ja, просто. nad läksid. Nad läksid. Jah, nad läksid.
Nad läksid suure kasse alla. Tegi, tegema, teha, tegi, tegid. Tegid, jah, näed, et nad nägid, nad tegid. Nad tegid appi ja panisid Stopp. ja panid Ja. Mhm. ja panid haua künkale suure lameda kivi. Selle kivile tulid Tulid. Mhm. tüdrukud sageli istuma. Kui meel oli kurb või kui keegi neile ülekohut tegi. Mhm. Väga hea, tubli poiss. Et see tuleb juba niiviisi automaatselt, sest sa tead seda õiget, aga ja see mineviku eitav Ja vorm ei ja olnud, jaatav ja ei olnud. Nii, me jõuame võtta lühidalt veel teemat. Sinised tegusõnad. Jah. Vaata, need ei ole kõik tegusõnad, aga sinised tegusõnad, me mõtlesime välja, et need võiksid sellised tegusõnad olla, mis lõpevad tmaga. Ja siin on näiteks sõitma, sõita, sõidan, sõitsin. Jah. Ma sõitsin, sa sõitsid, ta sõitis, me sõitsime, te sõitsite, nad sõitsid. Ei, olevikus ei minevikus ei sõitnud, aga olevikus ei sõida. Ja näed, sõitma, sõita, sõidan on 3 vormi, sõidan. Nii et palun harjuta, lihtsalt loe need ette, nagu ma tegime ka punaste tegusõnadega, et sulle meelde jääks. Keetma, keedan, keetsin, ma keetsin, sa keetsid, ta keetis, me keetsime, te keetsite, nad keetsid. Ei keetnud, ei keeta. Ei keeda, olevik, mina vorm, ei keeda. Ei keeda. Jah, ei keeda. Mitte Muutma ei keeta, вот здесь вот эти Т и Д, вот see on selline nagu jah, ei keeda. Ma keedan, ma ei keeda. Muutma, muuta, muudan, muutsin. Ma muutsin, sa muutsid, ta muutsi, me muuts, Ta muutis. Ta muutis, jah. Ta muutis, me muutsime, te muutsite, nad muutsid. Minevikus eitav vorm. Ei muutnud. Õige. Ja eitav, oleviku eitav vorm. Ei muuda. Õige, näe. Ei muutnud, kuid ei muuda. Tubli. Võta, mida tähendab muutma, sa tead? Ja, меняться. Изменять, да? Muutma, меняться. Saatma, saata, saadan, saatsin. Ma saatsin, sa saatsid, ta saatis, me saatsime, te saatsite, nad saatsid. Nad saatsid, jah, nad saatsid kedagi ära. Nad saatsid, jah. Ja mineviku eitav vorm? Ei saatnud, ei saada. Vaat, näed, ei saatnud, kuid ei saada. Mida tähendab saatma? Отправлять. Jah, отправлять. Võtame nüüd järgmise tegusõna. Võtma, võtta, võtan, võtsin. Ja. Ma võtsin, sa võtsid, ta võttis, me võtsime, te võtsite, nad võtsid. Ei võtnud, ei võtta. Näete, siin ongi da infinitiiv on 2 teed. Et see ongi see vahetus võtma, et neid on ka teatud sõnu. Nii et need on sinised, mis on tma. Ja täna lõpetamegi veel kollaste tegusõnadega.
ja siis sul ongi selline ülevaade olemas. Nii. Hoidma, hoida, Ja hoian, need hoidsin. on nii-öelda andma sõnad, dma, jah. Mhm. Andma, anda, annan, andsin. Ma andsin, sa andsid, ta andis, me andsime, te andsite, nad andsid. Ja näed, eitav minevikus on ei andnud ja eitav Ei anna. olevikus on ei anna. Mhm. Nii et võtame järgmine. Andma tead, mida tähendab, Ja, mida see отдавать. tähendab? Davat, jah. Hoidma, hoida, hoian, hoidsin. Ma hoidsin, sa hoidsid, ta hoidis, me hoidsime, te hoidsite, nad hoidsid. Ei hoia, ei hoidnud, Jah, ei õige. hoia. Just nimelt. Eitav minevikus on ei hoidnud, aga Ja, olevikus ei hoia. hoia. Ja. Jõudma, jõuda, jõuan, jõudsin. Ma jõudsin, sa jõudsid, ta jõudis, me jõudsime, te jõudsite, nad jõudsid. Ei jõudnud, ei jõua. Õige. Leidma, leida, leian, leidsin. Ma leidsin, sa leidsid, ta leidis, me leidsime, te leidsite, nad leidsid. Ei leidnud, ei leia. Kena. Püüdma, püüda, püüan, püüdsin. Tead, mida tähendab püüdma? Ловить, поймать. И еще стараться. Ma püüan ja стараюсь. Ahah, Поймать и стараться. mm. Ma püüdsin, sa püüdsid, ta püüdis, me püüdsime, te püüdsite, nad püüdsid. Ei püüanud, ei Mõtle. püüdnud, Ei püüdnud, jah. ei D jääb. püüdnud, ei püüa. Ei püüa, jah. Vot see on üsna keeruline. Nii et järgmine kord mul on, siis teeme neid harjutusi. Täna me Ohoh, ei hakka seda tegema. juba ei jõua. Ja täna, siis me võtame veel eraldi kordame, et tänaseks ongi liiga palju kõike juba olnud. Nii, teeme väikese kokkuvõtte minutisse, räägime, mida me täna sinuga õppisime. No Mis sul jäi meelde? täna ma aru sain, et peab veel räägimisosa ka harjutama palju, sest ma ei saa normaalsed sõnad kokku püüdma, Kokku panna, jah? kokku panna. Jah. Et selleks peab veel harjutama. Aga veel me täna tegime, Me kordasime. kordasime need lihtmineviku sõnad ja natuke veel õppisime uut need sõnad. No ei, me õppisime, need on siis-sõnad, need on kõik, mis ei ole i lõpul. Vaata, Yeah. meil on lihtminevik ja lihtminevik on kas si-minevik Või või siis i-minevik. i-minevik. Yeah. Ja i-minevik on ainult punased sõnad, aga kõik Yeah. muu on si-minevik. Sinised Ja, sõnad. ja si-minevik on kõikidel teistel sõnadel, mis on normaalsed, sinised, rohelised, kollased. Et lihtsalt jätta meelde, et punastel on ainult mitte tegusin, aga tegin, mitte panisin, aga panin. Jah, et need on i-lõpulised. Jah. Nii, tänaseks siis aitab. Harjutus kodus sul on kirjutada väide ja ma saadan sinule fotod tänastest rääkimise teemadest, kui sa lähed jõusaali vestle oma eestlasest sõbraga. Teil on selline ühine teema ja esmaspäeval muljatad, kuidas teil läks. Okei, jah. No, kena õhtut sulle. Ja teile ka head aega.